Kui väike laps ei maga, siis ei maga ka vanem ja vahel ei ole see ainult paar rasket tööd. See võib olla mitu kuud või veel rohkemgi. Ja kui me räägime väikelapse unest, räägime me alati ka lapsevanema unest. Mis juhtub siis, kui inimene on pikalt magamata ja väsinud? Minuga on koos füsioterapeut ja refleksoloog Kristi Nõlvak, kes oma töös just väsinud ja stressis inimesi paraku palju kohtab. Kristi, kui palju sa näed oma töös inimesi, kes on krooniliselt väsinud? Tegelikult krooniline väsimus algab meil alles siis, kui on juba 6 kuud kestnud see väsimus ja tegelikult siis peab juba kõrval olema ka mingi muu tervislik kõrvalekalle ja see on siis selline, krooniline väsimus on siis selline, mis ei lähe üle ka siis, kui sa saad ühe hea une. Aga tegelikult kui tuleb minu juurde lapsevanem ja ma tean, et tal on väike laps, siis tegelikult taustal ma juba tean seda, et seal on ka väsimus ja vähe und. Kui inimene on pikalt stressis ja ei ole maganud, siis mis tema kehas tegelikult toimub? Kui inimene magab vähem kui 6 tundi, siis tegelikult on väga tõsised asjad, mis võivad inimkehas juhtuda. See on nii hormonaalne tasakaalutus, see on isegi DNA replikatsioonihäired võivad tekkida, geeni ekspressioonihäired. Taustal siis ka nõrgestame tugevalt immuunsüsteemi, on kõrgenenud risk vähkide tekkeks, krooniline põletik, oksidatiivne stress, veresuhkru regulatsioonihäired, kõrgenenud südame-veresoonkonna haiguste risk, neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete tekkerisk, näiteks ka depressioon, ärevus, ATH, hormonaalne tasakaalutus, mälu ja tähelepanu probleemid ning enneaegne vananemine ja lühem eluiga ning kokkuvõttes ka vähem tervena elatud aastaid. Ehk siis see tundub väga masendav. Aga tegelikult, mis siis lapsevanematel on, neil on nagu superkaitse, on see, et neil on selline hormoon kehas nagu oksüdotsiin ja see oksüdotsiin ehk siis maakeeli armastuse hormoon on see, mis aitab neil vältida kõiki neid kahjulikke mõjusid. Oksüdotsiini on võimalik siis kehas suurendada nii, et naisterahval see, kes siis sünnitab, temal see niikuinii loomulikult juba on kehas sünnitamise ajal, aga seda tekib juurde kehas ka imetamise ajal. Sellepärast tegelikult üks huvitav viis, et kuna mõlemad vanemad ei maga, et isa samamoodi ei maga, siis et lasta ka isal pudelist toita oma last, ka see suurendab ja nahk-naha kontakt on väga oluline ja samamoodi igasugune füüsiline, emotsionaalne lähedus oma beebi ja ka partneriga. Sa oled ka ise väikese lapse ema, Kristi. Kas sa tunned ära selle perioodi, kui vanem elab pidevas unepuuduses? Minul on siis 1,5-aastane tütreke ja läbi selle ma tean ka neid asju, mida lapsevanem saaks teha, et see uni nagu, et hoida ennast nii-öelda elu tervena. Et ülioluline on see, et magada siis, kui ka laps magab. See on tõesti oluline. Sest meie lapsed alguses ei maga palju ja kõige alguses ongi kõige raskem. Et tea ka seda, et see läheb järjest kergemaks. Oluline on, nagu emana ma räägin seda, et nii-öelda andestada endale, kui jääbki koristamata või kui jääb söök tegemata, või ma ei tea, pesu kõima panemata, et lihtsalt alistuda sellele, et praegu on nii ja siis sealt hakkab järjest paremaks minema. Ja minu jaoks hästi oluline nipp oli ka see, et teha asju, mis on ärkvel olekul, teha asju lapsega koos, et kui ka tema on ärkvel. Sa oled aastaid tegelenud refleksoloogiaga ja uurinud isegi selle mõju unehäiretele. Kuidas see tegelikult inimest aidata saab? Refleksoloogia ise on tegelikult selline meetod, kus su jalad allal, käelabadel ja kõrvas peegelduvad kogu su keha kõik punktid. See on üsna terav tunne, millega sa neid punkte mul vajutad. See on siis tegelikult tamme oksast. Mul isa tegi selle. Ma ise valisin metsast selle oksa välja ja
See on nüüd selleks, et vajutada selliseid väiksemaid punkte, et ajupunktid, mis siis meil esimesena on, hüpofüüs, epifüys ja hüpotaalamus. Nüüd, kui ma hoian seda, siis kuidas see tunne nüüd on? Valu väheneb. Jah, et tihti see siis ka inimesel juhtub ja kui nüüd tehagi regulaarselt neid punkte, et siis 4 nädalaga on näidanud, et unehäire samuti väheneb. See on mõnus, Mis see siis tähendab, et mul on seal mingi pinge või? See ei tähenda, et sul on seal otseselt mingi pinge, vaid see lihtsalt näitab seda tasakaalutust. Et jah, selles suhtes, et sa ütled, on ju aia ja kui ma kasutan siis teraapilise rännaku meetodit, kus ma siis teen sellist massaažiteraapiat, seal ma põimin sisse siis selle refleksoloogia ja massaaži, et just selle jaoks, et ei oleks lihtsalt see aia tunne. Et siis sa saad ka tegelikult seda lõõgastust rohkem, aga sa saad ka need punktid. Aga kas on nii, et ma käin korra sinu juures ära, sa puudutad mul punkte ja ma magan igavesti hästi? Päris nii ikkagi ei ole. Et tegelikult ikkagi natuke pikemaajalisem on see protsess, et oma uuringus ma võtsin siis 4 nädalat ja 2 korda nädalas need inimesed käisid ja sellest oli tõesti abi, et jah, et alustadagi näiteks 4 nädalast. Ma lugesin, et sul on tulemas ka oma retriit. Ja see on üliäge. 1. kuni 3. mai Hiiumaal korraldame siis sellise teadliku eemaldumise ja mina teen siis massaažirännakuid seal ja sinna tuleb rääkima ka ülimalt äge Annika Allikmäe, kes räägib siis, kuidas elusalt elada. Et ja kui lapsevanematel on võimalus 3 päeva võtta, siis igal juhul on toeks. Vanemaks olemine on elu üks kõige ilusamaid rolle, aga see võib ka olla väga väsitav. Nagu me täna kuulsime, ei pea kõigega üksi hakkama saama. Abi on olemas.